Tere sõbrad, hõbekunn siin. Ja täna räägime natukene jälle hõbedast. Praegu on siis 2023 aasta ja maailmas on ikka, koroona on põhimõtteliselt möödas juba, Ukraina sõda, kõik sellised asjad, inflatsioonid, kõik on toimumas veel. Et mõtlesin, et räägime siis natuke hõbedast, et kas sellesse tasub investeerida ja mida mina teen. Siinkohal ütlen ära kohe, et ma ei ole mingisugune finantsnõustaja ja mind üldse ei huvita reaalselt mida teie teete. Mina näitan teile, mida mina teen ja igaüks vastutab ise selle eest, mida tema teeb oma rahaga. Ja ühesõnaga, minu videodes näetegi siis igasuguseid kogumisi ja väärismetallidega tegemisi. Võtame siis näiteks siit suvalise mündi ja see on siis 1 ountsine hõbemünt prooviga 999 ehk siis kõige puhtam hõbe. Ja räägiks natuke nendest hindadest. Et kui aastal 2023 ma saan selle mündi praktiliselt seal 28 ja 30 euro vahel kätte, siis umbes reaalne hõbeda koguse hind selles mündis on umbes 22-23 eurot hetkeseisuga siis. Et ülejäänud on siis praktiliselt selline, kuidas öelda, premium. Aga kui võtta näiteks siit, võtame Ameerika Eagle'i, see läheb juba premiumite alla ja selle hind hetkeseisuga on seal kuskil juba, ütleks seal mingi 40 kandis seal. Et nii on. Hõbedat on siin sama kogus, aga hind on kallim, kuna neid nimetatakse premiumiteks. Aga eks igaüks teab ise, kuidas ta kogub, et kas ta tahab lihtsalt omal mõnda erinevat münti või siis ta kogubki näiteks ainult premiumeid ja loodab, et tulevikus on, et ta maksab praegu selle premiumi eest rohkem ja tulevikus, kui hinnad on üleval, siis ta saab ikkagi premiumi eest veel rohkem. Aga kui ostad näiteks hetkeseisuga kõige odavama mündi, siis loodad lihtsalt, et hõbeda hind läheb kallimaks ja sa oled ikka plussis, aga lihtsalt ei saa nii suurt premiumit kui teise mündi eest. Kuigi hõbeda kogus ja kõik nendes on sama. Aga räägikski siis näiteks, et natukene hõbedast teile. Et oletame, et ostsite 1. jaanuaril aastal 2000 hõbedat 5000 euro eest, 5 tonni eest. Tol ajal oli hõbeda hind 170 eurot kilo. Nii. 1. jaanuar 2022 aastal oli hõbeda hind ligikaudu 630 eurot. See on vähemalt 370% korrutis. Keskmiselt tähendab see teie investeeringutulu rohkem kui 12% aastas. Teie kapital oleks kasvanud 5000 eurolt 18 500 euroni. Mõelge. Muidugi ei saa varasem tootlus garanteerida, et see juhtub ka tulevikus, kuid see annab mõistliku pildi sellest, kuidas kulda ja hõbedasse investeerimine võib teie rikkusele tulu tuua. Et siis sõbrakesed, mõelge. Kui aasta 2000 oli 170 eurot kilo ja 2022 630 eurot kilo. See on ikka suur vahe. Ja mõelge sellele, tegelikult kui vaadata neid graafikuid, hõbeda hind on maailmapillis on ta praegu väga all, arvestades kõike seda, kuidas aastatega on nõudlus tõusnud. Kui sa võtad 100 aastat tagasi, hõbedat kasutati, sellest tehti kõiki asju, vaata. Ta oligi igal pool. Aga arvestades tänapäeva tehnoloogiaid, hõbedat kasutatakse lihtsalt nii palju igal pool ja sellest võib ükskord tekkida puudus. Ma mõtlen just füüsilise hõbeda puhul, mitte see, mida te seal oma aktsiates või kuskil internetiserverites näete, et mis ulmekogusi liigutatakse seal ja pannakse neid Wall Streeti hinnad
panevad selle hindu paika ja nii edasi. Aga ühel päeval, kui nagu see reaalne hõbe, mida kaevandatakse, kui see hakkab otsa korrale saama, mõelge, mis need hinnad võivad teha. To the moon! Sõbrad, toitlustuses, meditsiinis, ehted, päiksepaneelid, ma ei tea, elektriautode akud, mis iganes asjad. See ainult võtab hõbedat. See on nii hea elektrijuhitavusega lihtsalt. Ja ma räägin teile, et mis te siis nagu teeksite, et ma räägin, et näiteks, kui see münt siin, võtame midagi natuke tuhmimat, võtame sellise näiteks. Või mis tuhmim, väga ilus münt. Et kui see münt maksab siin praegu 40 eurot, ja hõbeda kogus selles mündis on, ütleme seal 23 eurot. Teeme ümmarguse 25 eurot. Siis mõelge nüüd, kui hõbeda hind peaks hüppama järsku 100 euro peale. See on täiesti usutav, sest hõbe on ta on ikka väga madalas seisus praegu. Ja 50 euro piiril on hõbeda hind käinud juba aastate jooksul mitmeid kordi. Aga ütleme, et kui selle sama 1 ountsise mündi hind, mitte lõplik hind, aga kui kogu see hind oleks 100 eurot siin 1 ountsises mündis ja paned müüjate müügihinnad veel juurde ja paned mingi premiumite hinnad juurde, ütleme, selle mündi hinnaks oleks 110 eurot oletama. Kas te siis ostaksite või? Kui need, kes ostsid omal ajal selle sama mündi, mitte just selle sama, aga taolise mündi oletame 2000 aastal ostsid seal, ma ei tea, mingi 14-15 euroga. Mina ostsin selle umbes seal 30 euro kandis. Aga mis siis, kui see sama kogus, see sama münt oleks 100 eurot? Kas te siis ka ostaksite? Muidugi ostaksite. Kui selline asi nagu hõbeda hinnatõus, te ei kujuta ettegi, sõbrakesed. Ma räägin teile vahe. Oletame, et järsku hakkabki maailmas nagu otsa saama kõik riigid, suuremad, see on ammu juba teada, suuremad riigid ostavad kokku kõik Hiinad, Venemaad, mis iganes Aafrikad ja ostavad kokku ja lõpuks tulebki, et ei jätku kõigile. See tähendab, et hinnad hakkavad üles minema. Aga mõelge nüüd, kui lõpuks hakkavad kõik telekanalid, meedia, kõik hakkavad sellest pasundama, et kulla, hõbeda kogused maailmas on otsakorral, kõik suured riigid on kokku ahmid, kõigile ei jätku. Mõelge, mis need hindadega teevad ja mõelge seda, kui paljud inimesed järsku, kes ei tea mitte midagi sellest, nad ei ole kunagi kogunud ega midagi, järsku paanika tuleb, vaata nagu iga asjaga, söögikaupadega poes inimesed jooksevad, sama on ka sellega, tuleb paanika, kõik lähevad kuhugile kokku ostma, krahmima ja mõtle, edasi müüjad, kõik, nendelt järsku tuleb sellised kogused inimesed, kõik ostavad ära, neil jääb esiteks kaupa vähemaks, kuigi neil tuleb juurde ja juurde ikka vaata. Aga need hinnad lähevad ju kõrgele. 30 pealt on järsku 50 hüppanud oletama. Aga mõelge nüüd. Esimene laadung sai oma hõbeda kätte. Ja seda on veelgi vähem. Telekanalid kõik ikka plaksutavad, inimesed räägivad edasi, kes omale, ma ostsin omale mingi, ma ei tea, 10 münti sain, et peab ikka, tulevikuks valmis olema ja räägivad sõpradele edasi ja jutud jälle levivad niimoodi edasi ja kõik lähevad jälle samamoodi poodi, et saaks endale ka mingit hõbedat, et ei tea, peab kriisiks valmistuma ja hinnad lähevadki üles. Ja mõelge, kui see üks münt on seal 100 eurot ja te olete praegu nagu omale, võib-olla mõned on siin juba 20 aastat kogunud, inimesed ei räägi sellest lihtsalt. Ja mõelge, mis summadega on tegelikult võimalus siit veel välja tulla. Sõbrad, ei kujuta ettegi. Mina arvan, et see võib-olla juhtu selle aasta jooksul. Aga ma näen, et tulevikus see on täiesti reaalne.
kui hõbeda 1 auntsi hinnaks olekski seal kuskil 100 eurot. Nii et sõbrad, järjekordselt, need on ainult spekulatsioonid. Aga mina seda usun, mulle see meeldib. Ja nii on. Käisin jälle eile võtsin natuke juurde, võtsin ühe tuubi. Siin on, selles tuubis on 25 tükki siis. Võtsin Võtsin Kanada neid Maple Leaf'e, 25 tükki. Ja võtsin kõige varasemad aastad, et saaks põhimõtteliselt väga odavalt. Üldiselt lähevad Maple Leaf'id ka premiumite alla, nad on seal üle 30 kuskil 2023 aastas on mingi 32-33 niimoodi hetkel. Aga ma sain need hetkeseisuga 29 ja mingid sendid peale sain kätte, nii et võtsin kohe terve tuubi ära, 25 tükki on siin tuubis. Et ühesõnaga, sõbrakesed, see siin on õige raha, mitte see kuradi paber, mida iga päev prinditakse juurde, mida tuleb ainult rohkem ja rohkem. Valmistuge, te ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Ja see ei ole põhimõtteliselt ikkagi kasumi teenimiseks, vaid see on teie vara hoidmiseks. Nii et, kui teile see video meeldis, teile see jutt meeldis, siis hakake mu kanalit lihtsalt jälgima. Vaadake mu videosi, likeige, rääkige kommentaarides, kas te ka kogute, mida te kogute, kas te kogute vanasi münte, selliseid nagu ilumünte, mis iganes asju. Teeme väikse sellise kogukonna ja loodan, et teile kõik see meeldis ja näeme juba järgmises videos.